Doktor Rips, kuidas inimene peaks aru saama, et tal on olnud pikaajaline D-vitamiini defitsiit organismis? No jah, sellist väga täpset vastust ei saa anda, aga ütleme kaudsed tunnused, ütleme see, mida inimene vahetult ise tunneb, võib olla näiteks need sagenenud viirushaigused, depressiivsus, töövõime langus, liigne väsimus, suurem valutundlikkus. Need võivad olla sellised tunnused ja mida siis nii-öelda otseselt me mõõta saame, on siis näiteks luu tihedus, et siis vanemas eas on see selgelt nagu, siis me juba räägime otsestest tunnustest, on juba siis osteoporoosile viitav nii-öelda uuringuleid luu-uuringul või siis näiteks nooremas eas osteopeeniale viitav uuringuleid, mis on siis nii-öelda instrumentaalsed uuringud, mis siis näitavad tegelikult, et inimesel on olnud pikaajaline defitsiit. Kuigi see ei pruugi olla ainukene põhjus, meil võib olla ka geneetilisi põhjuseid, miks need samad probleemid on või on ka muid kaudseid ja otseseid terviseprobleeme, mis täpselt samamoodi väljenduvad nagu eelpool kirjeldatud, aga need võiksid olla need mõtted, kui inimene mõtleb isekeskis, et kas mul võiks olla probleeme D-vitamiiniga, et kas mul neid tunnuseid on. Ehk siis rahva hulgas levinud kevadväsimus. Kas see nüüd on ainult D-vitamiini põhjus või on lihtsalt pikaaegne talv ja pime aeg näiteks meeleolu alla viinud ja tekitanud väsimuse, aga see on üks võimalus, kuidas saaks näiteks ikkagi seda olukorda natukene parandada. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh teile ka!